Vaata, see video on nüüd sündinud küll vaatajate tungival soovil. Nimelt on tahetud teada, mis võiksid olla need asjad ja tööriistad, mis ühel naisel peaks kodus olemas olema. Mina ei tea, mis asjad tegelikult peaks olema. Mina näitan teile täna, mis minul linnakorteris olemas on. Mina ei ütle, et redel peab olema, aga no suureks abiks on see ikka. See on oluliselt lihtsam, kui teil on vaja näiteks kardinaid kuhendada või lambil pirni vahetada, et no siis võtad selle redeli, mitte ei turni kuskil diivani seljatoe peal, kukud endal puusa luu puruks. Redel käib kokku ka, selle tõstad kuhugi nurka või rõdule või ideaalne vahend. Ja ma ütlen ausalt, et ega mul linnakorteris rohkem oluliselt asja ei olegi. Üks kõige tähtsam asi, vähemalt minu jaoks, no tõepoolest, on akutrell. Ja akutrelliga on selline asi, et mul on maal küll eraldi, siin on näpitsad. Mul on maal eraldi küll ka olemas ka selline komplekt otsikuid, aga igal akutrellil on oma otsikud kaasas ka. No mõned on mul siit juba kadunud, aga üldiselt, kui te näiteks panete ka mööblid kokku, siis siin on kõik need kuuskandid olemas, et need on nagu mööbli kokkupanekul jube head ja igasuguseid muid asju ka. Akutrelli on ikka igas kodus vaja, on see linnakorter, on see maakorter. Hankige endale korralik akutrell. Ja siis on olemas minul selline kott. No nagu naistel on ridikül, mis sisaldab absoluutselt kõike. Praegusel juhul ma olen talveks maalt toonud, kuna ma tegelesin siin natukene siseremonditöödega, värvimistöödega, siis ma võtsin talveks maalt kaasa ainult põhimõtteliselt nagu maalritarbeid. Siin on, ma ei tea, svammid, erinevad need, kuhu panna need rullivarred on siin erinevad, sellist kattekilet on, need vannid, pintslid, no ma ei tea, mingi suurem pahtlilabidas, mingid siuksed basic asjad. Et kui te näiteks teate, et te olete selline inimene, kes tüdineb kiiresti seinavärvist ära, no siis teil võib olla vaja selliseid tooteid ka koju. Loomulikult on igas kodus olemas üks karbike, mis sisaldab jumal teab mida. Sinna koguneb aegade jooksul igasugust materjali. No ja minul on ka selline karbikene. Siis igasuguseid erinevaid teipe näiteks. No teipi võib jumal teab kus vaja minna. Kahepoolset teipi, siis kui näiteks torud on lekkima hakanud, siin on siis sellist keermeteipi. Üks rull need liivapaberit isegi on 150, ma mäletan, mul maal sai juba otsa. Siis silikoonimiseks on minul siuke silikoonipüstol siin olemas. Igasuguseid erinevaid kõrvikeerajaid. No linnakorteris neid ikka vaja läheb. Mõõdulinti ka aeg-ajalt vaja läheb, tuleb tahtmine osta uus diivan, siis mõõdad üle, et kuidas see vana on. Siis siin on mul näiteks veel mingid mööblipadjad, mida saab alla panna. Ja see on siuke nagu võlukotike. Vaadake, siin on erinevad kuuskantvõtmed, mis on saadud siis erinevate mööblitoodetega kaasa ja ma olen need siia ühte kotti kokku kogunud, aga tegelikkuses mööbli panekul ei kasuta mina ammu juba enam neid kaasa pandud kuuskantvõtmeid, lihtsam on seda teha akutrelliga. No siin on mul üks klambripüstol on igaks juhuks. No lukuõli võib vaja minna näiteks auto juures, kui teil on talvel, tänavune on jälle suht külm talv, kui teil on juba uksed näiteks jäätunud, siis ei ole mõtet seda lukuõli muidu autos hoida, et hoidke see ikkagi toas ja siis kui läheb vaja, siis saate seda siit võtta. No ja millegipärast, ma ei tea miks, minul 2 sellist pisikest saamrit, aga ma olen nendest, neid on mul vaja läinud, nii et mingid siuksed pisikesed haamrid on ka, suuremad haamrid ma vaatan, mul linnakorteris üldse pole. Sellised kullinokad ehk torutangid on olemas, kunagi ei tea, kui millal Lasnamäe korteris võib hakata kuskilt vesi jooksma. No ja siis üks pintsel on siin veel eraldi, ühesõnaga see on selline basic karp, siin on ka väike kruvide karp, kus on erinevaid mingid kruve ja tegelikult ainult üks asi veel, mis võib olla mõnikord puudutab rohkem meestemaailma, on mul eraldi selline elektrikarbikene. No siin on üks pikendusjuhe, mida alati võib kodus vaja minna, erinevaid elektripirne.